Rahvamaja laste näiteringi poolt Limpa ja mereröövlid, autor Andrus Kivirähk, juhendaja Rutt Linnard, muusikaõpetaja Krista Kõrvemaa. No Limpa on väike. Väike peaks just vähem jooma. Kõige jah, sööke suhtu ka, mis sa kogu aeg jood? Mulle ei mants see meeldib, mis on suhtudes. Mulle mantsivad ainult, mis on kaunas sees. Aitäh, lähme magama. Ma tahan magad põrandas, palju parem kui oma soodis. See on minu koht. Nagu alati, külalistada palju. Aga jääme nüüd magama. Homme lauk käes. Siis teeme kirja ja kohvikusse. Mõnus, homme saab kaua magada, ega koodi minema. Mulle ei meeldi kaua magada. Mis kell siis sina ärkad? Ma ei tea, siis kuni ära läheb. Noh, kas hakkame tondi juurde rääkima? Räägi, ei räägi, ma olen juba unine, ma tahan magada. Äkki räägime siis mõne mereröövliga? Ei, ma olen neid niigi palju juba kuulnud. Alati on seal kõikidel mereröövlitel puujalad all ja kõnelevad papagoid. Head ööd. Head ööd. Mida üks tuleb ikka mereröövlitest teha? Hommikul näeme, kuhu kas on nesad teinud. Äkki on ta kapis? Ma vist tean, kus ta on voodi all. Tuleb musi lahti teha ja haikutada, kes sa oled. Mina olen sinu sünnipäeva kingikene. Ma olen nii nunnu. Mina sind küll ei mäleta. Kes sind mulle kinkis? Tädi Vaike tõi mind sulle. Ta ütles, et sa mind kaelustuksid ja nunnutaksid. Mis sa piusud ja mis loom sa üldse oled? Mina olen paisuloomake. Mina olen nii nunnu paisuloomake. Kas sa nägid mu venda siin? Jaa, nägin jaa. Ma nägin ühte armsat poisi põnnikest. Nägin Teedki, nägin Patja. Ja nägin lina ka. Nad ütlesid, et nad on hirmsad mereröövlid. Tähendab, röövlid olid Padi, Tekk ja Lina. Vaene Limo, otsime üles, eks ole? Jaa, kuule, ma välja viisid. Nad läksid läbi võluseina. Et läbi selle võluseina minna tuleb 3 korda haigutada. Kas te lähete sinna? Võtke ikka kaasa. Hea küll. Aga pea meeles, ära räägi kogu aeg haigtit.
Nojah, mis ma nüüd tahtsingi ütelda? Tere! Ahoi, ütleks, võib-olla osavad. Vahvasti seadsin sulle lõksu. Miks te mu röövisite? Me kavatseme merele minna, aga meil oleks vaja üht madrust, kes kõik mustad tööd ära teeks. Meie vehime ainult mõõgaga ja laseme püssi. Sinust saab meie ori. Kust sul selline mõte pähe tuli? Mererööviks hakata. Väga ebatavaline amet padja kohta. Sind looviti padjasõjas nii palju, et sa tulid peas kõvid lahti. Ja kui sa raamatuga veel vastu põllu said, läksid päris lolliks ära. Ma sul näitan, mis loll on. Kutsikas. Aga nüüd aitab lobast. Lähme mere poole. Seal otab merele küla. Mida me edasi teeme, kallis kapten? Kas hakkame reevima või suma? Enne peame me natuke vaeva tegema. Mäletad, mis Vilkas on toas ütles? Õiged merereevil peab olema puujalg ja papagoi õlad. Aga see on papagoi. Poiss, mis see papagoi on? No, see on üks lind, ta elab puu otsas. Liinad, lähme koos, ootame maha. Nii, käes. Nii, see siin on nüüd minu papagoi, keda ma päris ehtne merele välib. See pole mingi papagoi. Õigi papagoi ütleb äkki kõik, mida sina ütled. Ja kui vedel õla peal on lõtab käes. Sa arvas seleta. Ja linad. Te jõudsite mul üks oksma ja puujalga. Mis passite, ikka tööd? Nii. Mina ütlen sulle sõna. Ja sina kordad järgi. Palju? Läks. Hirmus padi. Hirmus padi. Ütle hirmus padi. Hirmus padi. Ütle hirmus padi. Ütle hirmus padi. Hea küll, ütle lihtsalt padi. Padi, jah, ütle lihtsalt padi. 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 P-A-T-I. Padi. Palun ütle padi. Ütle padi. Palun ütle padi. Ma ei kujuta ette, kus suunas me minema peaksime. Kuule loo, nuusuta. Kuule röövlik ilmaviisid. Mina ei oska nuusutada. Mina olen väike armas Bambi. Ma olen nii nunnu. Proovi ikka, muidu meil ei leagi niimoodi üles. Midagi nagu oleks. Mu ninnukene tunneb mingit lõhnakest. Ütle lihtsalt, mina tunnen lõhna. Padi on siit mööda läinud. Poisid, punnikesed,
see on esimene kord, kui ta nii vaike kingitusest mingit kasu. Jookseme jälle edasi. Ma ei jaksa joosta, võtke mind opale. Mispärast sina mereröövli saad võidud? Pole mereröövli moodi, tavaline tekk. Padi kutsus mind kaasa, et mina jagaksin seda mootori värki ja oleks Kas sa siis jagad? Mis marki auto sul mereröövli oli? Nojah, mis ma nüüd tahtsin kütelda, seda ma ei tea. Miks? Midagi sa ju nägid ikkagi seal. Torusid ja igasuguseid vidinaid. Ja mitu korda kukkusin õli ka peale. Mina olen lolli mängi. Sõitku nad kõik seenele. Mina olen mereröövli ilma puujalata. Ilma saab ka suurepäraselt hakkama. Laevale vaprad piraadid. Meid ootab koondsusjaam. Ehk siis lähme kapten kutsub. Ma tahaks tõesti näha, kuidas see küna veel tõus. Sa ära seleta. Mine kas või laevale, kui põrand kohta. Nii. Stüürimees, tekk. Sinu koht on laeva nias. Linad. Teie hakkate eespurjeks ja tagapurjeks. Ja mina olen kapten. Seisan keset laeva ja selle pumpappa kui ka õlal. Sina oled tüüpimees. Sina pead teadma, kus on ida. Mis see hee? Mis tähendab hee? Minu peremees ütles alati hee, kui auto alla rulis ja mootorit putitama hakkas. Iga kord ütles hee. Hea küll, ütles hee. Mis edasi? Kuidas ta seda mootorit putitas? No ja, mis ma nüüd tahtsingi öelda? Seda ma ei näinud, tal oli kukal ees. Mis ma pean selle eest niimoodi aru saama? Et ainus asi, mida sa seal autol nägid, on see, kuidas ütelda hee. Igavene tolakas! Kuidas me nüüd idakaldale pääseme? Tontidele saame teha. Tontidele! Kas me sõidame tontide linna? Palun ei! Mis nüüd? Kas te kardate tonte? Ma ikka väga kardan. Asi on nii, et selles linnas elab meie vanaema. Sinu vanaemas tont. No muidugi, kas sa siis ei tea? Vanaks jääb kõik linnad tonti täis. Noh, ja mida võib üks vanalina, et meie suguste vastu?
Tähelepanu! Rünnakuks valmis olla! Olme poisse, olge meie vanaema! Näete, seal! Ma kardan nii, et käriseb nüüd pooleks. Andke alla arvatud tondid! Ah, seal te oletegi, nurjatud plikad. Kas teil häbi pole mööda ilma niimoodi ringi koosetada? Eks need noored head kipu tänapäeval vätsi halvale teele minema. Tuulete, tulge otse kohe siia. Kas me peame täiesti põgenema või? Sina, padjaurakus, on üldse vait. Sinuga tegeleb hiljem. Tuulete, kuulete plikad, tulge otse kohe siia, ma räägin. Aitab jura! Kohe näeme meie suud aukudega kinni! Ta tegi mu katki! Issand, on jälle õbleja juurde minema, ma olen niigi katki. Issand jumal. Kuule, ma lähen ja kisun selle padjaraipe tühjaks. Või tema tuleb püssi laskma. Ei, ära jälda, nad lasevad, nad lasevad. Jookseme ära. Meie võit! Vaenlane põgenes! Lähme ja korjame saali kokku! Aga sina jääd kohe kindlasti laeva harjutud tüübist. Tuletad meelde, et kõik lipid, mida sa seal auto all nägid, on selge. Nojah, mis ma nüüd tahtsin ütelda? Eks ikka on selge. Jään laeva ja tuletan meelde. Magnus põgeneb! Appi! Mida? Igavene küll! Järele talle! Mis sa tahad? Oi, sa oskad rääkida. Ma tahaksin teada, kuidas sa koju pääsed. Kas oskad mulle juhatada üht tunne? Mis asi on tunne? No, see on umbes nagu urg. Urg ma tean küll. Urg on väga hea asi. Mina ise ka elan seal. Ja pealegi sina sinna sisse küll ei mahu ja pealegi meeldivad külalised. Nad söövad ära kogu mu purgat. Ma ei mõtle sinu urgu. Ma mõtlen seda urgu, mis minu tuppa käib. Sellise uru pead sa ise kaevama. Ei tohi olla neid laisk. Mina kaevasin oma uru ise. Minu isa kaevas oma uru ka. Minu vanaisa kaevas oma uru ise. Keegi ei käinud ega otsinud mets urgu tappa. Saad sa aru? Mina tahan leida sellist urgu, mis on juba valmis kaevatud. Siis on see võõras urg ja sul ei ole mingit õigust sinna minna. Seal on võõrad porgandid ja neid ei ole ilus õppimas käia. Mõttega annab merisigadele kõnevõimega, nad nagunii millestki aru ei saa. Minna juba saab. Porgand on porgand, kapsas on kapsas. Mis sa sellega? Mis? Pean kihla, et see on seesama tekk, kes Limma ära röövis. Räägi, kus mu vend on? Nojah, mis ma nüüd tahtsin ütelda? Kes su vend on? Mu vend on Limmo. Te röövisite ta ära ja ma pidin teda vabastama. Muide, mis kell praegu on? Seda mina ei tea. Räägi, kus on Limmo? Seda peaksite te küll kapteni käest küsima. Ja kus see kapten on? Näe, seal tulemas ninadega. Mul on nüüd sama kole, kui vana tund. Oled jah, vaat sul auk sees. Mis sa ise parem oled, kui auk täis? Jääge vait! Ja kes teie olete? Nemad võiks poissi otsima. Jah, Limmo on mu vend. Kus ta on? Teil pole mingit õigust teda ära röövida. Me oleme kurjad, mereröövlid. Teist saavad meie vangid. Saab mingi mereröövel. Sul pole ju puujalgadega kõnelenud papagai tõla. Sa oled tavaline lollpadi. Nüüd tuleb meelde. Sina oled seesama pika, kes rääkis rumalusi. Kahjuks panen sind pahva, kui sul oled. Vaata, kui on olnud papagoiga. Ei kiusa minu õde. Oi, Limmo! Jaa, meil on päris kiire, me peame kell 12 kinno jõudma. Oh, mul läks täitsa meelest ära. Aga mis seal ikka? Meil peame selle padjaraika sulgedes tühjaks laskma. Õige mõte. Tule siia, padi. Olge nii kurju. Mis? Ja kus see püstol on? Kohe siia! Kus sul see püst on siin?
et veel ühele tonnile auku sisse ei teeks. Mis tontidest sa siin rääkisid? Ja ongi tõesti tondid ei või olla preide. Niimoodi kutsutakse meid, vanulilas. Meid ei ole vaja karta. Me oleme kõik auväärsed vanakesed. Noh, mõni on muidugi hukka läinud, tänapäeva noorus ongi hukkas. Aga mõned linnad on eriti raisus. Mõtle, mängivad mingid mereröövlid, sõidavad padjaga mööda merd ringi, riisuvad rahulikku rahvast. Issand jumal, mis meist küll niimoodi saanud on? Ära muretse, Rosalia. Külmata pesumasinas puhtaks pesed ja kõik halvad kombed välja triigid. Vanaema, me enam nii ei tee. Me tahtsime lihtsalt natuke seigelda. Tahtsime, et oleks veel. Ärge vinguge niimoodi, ärge ulguge. Linadel pole kunagi kombeks ulguda. Nad saavad märjaks ja märja lina peal on väga halb magada. Hakkame nüüd minema. Meil on täna veel palju tegemist. Aga mis minust saab? Sinu võtame kaasa ja peame alguses nurka. Pärast vaatame edasi, mis seda teha. No, tohvime, raputame ta sulgedest tühjaks ja paneme vahtkomi täis. Küll ta siis rahuneb. Aga me jõuame praegu loopima hakata. Mis filmi me vaatama lähme? Andi loss. Kas see loodusin? Kas sa kardad mind? Ei karda, ma tean, et tonte pole üldse olemas. Tondid on ainult poodi nina.